Arvo Sarapuu, sündinud 26. augustil 1953. aastal Tartus, on Eesti ettevõtja ja poliitik. On lõpetanud Tartu 7. keskkooli ning Tallinna Tehnikaülikooli ökonoomikainsenerina. Sarapuu on töötanud Järva-Jaani kolhoosis tööde juhatajana, Allikosovhoosi peainsenerina, Paide remondi ehitusvalitsuse juhatajana. Oli aastatel 97-98 Eesti Maapanga juhatuse liige. Hetkel on Tallinna abilinnapea ning Eesti Keskerakonna juhatuse liige. Aastal 2001 loodi perefirma Atko Grupp, mis annab ligi 400 inimesele tööd, mille nõukogu eesotsas 5 lapse isa Arvo ise ongi. Pere on Arvo elus vägagi tähtsal kohal. Suure pere kodu asub Paide kandis Allikul. No, ohoo! Tere tulemast maale! Tere, Arvo! No tere! Tohib sa äärperisse tulla? Kuidas te tulite? Te tulite nii järsku ja nii äkki, et ma jõudnud korralikult ülikondagi selga panna. Tervist! Mis nendel viga? Ei, no kuule, ega ei olegi, ega ma iga päev majandan niiviisi ja toimetan siin. No kuidas sa kujutad ette, et ma näiteks siin mingisuguses teises riietuses läheksin sinna pargi alla või näiteks müttaksin seal nende kividega või? Kohe kuidagi ei tuleks välja. No ei tule, kuule, mul sulle väike kingitus. Suured tänud, tulge sisse. Kui tohib, siis sinu äärpärit läheks uurima. No läheme, ma ei tea, kas me läheme uurima. Minu meelest oleks tegelikult õige vaadata natukene väljas ringi, vaadata, kui palju puid ma olen istutanud. No Arvo, räägime, kui kaua sa siin Paide kandis juba elanud oled? No Paide kandis või õigemini Järvamaal me oleme elanud hästi pikalt Kerstiga, et mina olin 19 aastat vana, Kersti oli 18, kui me siia tulime, aga konkreetselt siin oleme elanud 21 aastat täpselt nii kaua kui väike Arvo. Väike Arvo muuseas on minust pikem. Et nii vana kui on väike Arvo ja siis me mõtlesime, et olime Paides, et kuskil peaks ikka olema niisugune koht, kus sa saad maal toimetada ja meil oli alguses kasvuhoone, et me saaksime ikka kasvatada omal kõik porgandid ja irned ja kartulid kõik ära, et lähme ära maale ja kuna meil oli hästi suur pere sellel ajal, kui see oli siis maavanem algusaeg just, hästi suur pere, meil oli 5 last juba siis ja mul Maa-ameti juhataja tuli üks päev rääkima, et kuule Arvo, et ma tean ühte niisugust looduslikku kohta, et kui me pärast läheme vaatame seal, et on vett ja ega meil on küll Järvamaa, eks ole, ega neid kohti, kus hästi palju vett on, ei ole, et tema teab ühte. Ja kuna sul on suur pere, et kuule, lähme vaatame. No ja siis tulime siia ja siis nii nagu noored ikka tol ajal olid, et mis sa seal linnas teed. Ja meil sündis just esimene laps oli Ketrin ja siis tulime maale tööle. Ja tulime maale tööle sellepärast, et maal sai hästi palju palka, me tulime majandisse tööle ja tõesti ma pean ütlema, et need inimesed, kes tol ajal tulid ja hakkasid maal tööle, need hakkasid teenima hästi ja said omale jalad alla. Nii et kui ma nüüd praegu toome need paralleelid, näed, sina oled niisugune noor ja ei tea sellest ajast veel midagi ja praegu inimesed tahavad siit maalt ära minna, ütlevad, et näed, siin me ei teeni midagi, lähme linna, siis tollel hetkel oli vastupidi, mindi raha teenima maale. Väga vahva. Ma vaatan, sul on siin täitsa suur park ja hästi palju puid ja et kõik puud on ka millegagi seotud, on ju? On, et ma üks päev rehkendasin ja arutasime just Kerstiga, et kui palju me võib olla neid puid, mis me siia kõik oleme istutanud ja me saime kuskil 100, nõks üle 100 puu. Maakonna tasandil oli ka kunagi omavalitsus ja maakonna tasandil oli nii, et oli volikogu, oli maavalitsus, kollektiivne maavalitsus, meid oli kokku maavalitsuse liikmed 13. Iga üks istutas siis oma puu, kes tamme ja kes kase ja männi ja need, et erinevaid puid. Need saared on muidugi need, mis on juba siin olnud mitusada aastat. Ja sinu käsi on konkreetselt istutanud? Minu käsi on siin koos siis oma kolleegidega, et lähme korra vaatame. Et see on niisugune väga vahva omavalitsuste park ja et need männid on nüüd, kui Kerstil oli sünnipäev, siis iga omavalitsus kinkis talle väikese männi. Ma vaatasin, et kõik läksid ilusti kasvama, et ükskord me võime öelda, et näete, et siin on nüüd iga Järvamaa omavalitsuse oma väike männ. Et see oli nüüd see pool, kus
kus me nägime vaeva nii-öelda algusaastatel, istutasime ja tegime ja muuseas, kui me vaatame praegu seda teed, no kõik tundub nii tipp-topp. Muide, kui me seda teed tegime, siin oli nii pehme, et buldooser uppus siia ära. Noh, vaat kui raske on ette kujutada, et sageli on inimestel nii, et kui nad näevad niisuguse valmis elami, siis mõtlevad, oi, mis seal on, et kuule, pole nagu midagi. Aga kui hakka mõtlema, eks ole, kui palju on mütatud kõigepealt ära täidetud buldoosermässad siin, siis vaata, kuidas sa saad selle asfaldi siia peale. Et ega see kõik niisama lihtne ei olegi. 5 tilka verd. Jah, aga praegu vaatad, ei, mis seal ikka, et näed, et muru on ilus sile ja asjad on enam vähem ja pole siin nagu midagi. Et ega tegelikult on nii, et selleks, et oleks niisugune kodu kena, siis sul peab ikka olema niisugune väike plaan, et näiteks nagu siingi praegu me näeme vaatanud, et me tegime ikka niisuguse väikese plaani ka. Et selle plaani järgi on kõik sinu välja mõeldud plaan. Jah, et iga asi hakkab ikka peale mingist väiksest plaanist, et sa ei saa ju nii teha, et lähed kuskile, aga Kersti on palju vaeva näinud ja tegelikult ütleme, kui arvestada praegu sügist ja ütleme meie ilmu, siis ausalt öeldes ega see lillepeenar veel kõige hullem ei ole. Absoluutselt mitte. Et kui me siia üldse tulime, siis oli siin üks väike allikas. Ja see muide, see põhjus, miks me siia selle otsustasime, oligi see, et vaat see allikas oli, ütleme, selle koha peal siin. Ja siis ma vaatasin, et ohoo, et kuule, et järsku saaks seda allikat suuremaks teha. Ja siis seda on ükskord kaevatud, siis ta oli, ütleme, siit 1/3. Aga süües kasvab isu. Absoluutselt. Ja siis on, kui me vaatame niiviisi, et köögi aknast on ju kõige parem vaade, et selle tiigi peale ja rohelise peale ja siis kaevasime teine kord ja ma pean ütlema, et me oleme 3 korda seda siin suurendanud ja ikka ei ole veel see. Et ükskõik, sa võid selle muruga mässata ja sa võid selle muruga maru palju vaeva näha. Ja tavaliselt nähaksegi. Aga kui ikka vett ei ole ja just voolavat vett ei ole, siis sellest kõigest on nagu midagi puudu. Et vot siin on nüüd väga tähtis mänd. Et siin on selle juures linnavalitsusest rääkida, sellepärast, et kui mul oli sünnipäev, siis linnavalitsuse Keskkonnaamet kinkis mulle selle männi. Aga räägigi, et kui suur võim sul on abilinnapeana? Et kui nüüd ütled, et vot selle asja viin läbi ja vot viingi. No meil on ikka nii, et igal on oma valdkond. Et igal abilinna peal on oma valdkond ja ma pean ütlema, et minu valdkond väga meeldib, et see ettevõtlus, kõik ettevõtlusega seonduv, ettevõtetega seonduv, pluss siis muidugi see, et see keskkonna teema, mis on mul alati nagu meeldinud, et mitte nagu, vaid ongi meeldinud, et see seos loodusega ja seos looduse kaitsega ja seos puudega, et see on alati võlunud. Ja mul on nii hea meel, et Keskkonnaamet on ka veel minu rida, et eks ma ju nende ametitega siis koos vaeva näen. Ma loodan, et selles oma haldusalas saab üsna palju asju ära teha just selle jaoks, et see ettevõtlus areneks ja Tallinn muutuks rohelisemaks ja me tahame, et aastal 2018 oleks Tallinn ka roheline pealinn. Ja kui Tallinna ettevõtlusametist rääkida, siis ettevõtlusamet on ettevõtluse ja ettevõtlikkuse. Muuseas, see väga tähtis on see ettevõtlikkus. Et selle ettevõtlikkuse ja selle julgustamise jaoks ikka väga palju meil Tallinna linnas ära teinud. Ja hinnapoliitikaga viisid ka ennast kurssi, kus käisid poes uurimas hindasid ja ei olnud teps mitte rahule. No jaa, et see hinnapoliitika on niisugune omapärane asi praegu Eestis, et kui mõtlema hakatakse, on alati ju nii, et riikidel peaks olema niisugune iseseisev poliitika, aga mitte ainult selles, et meil on oma piir ja et me suudame ennast kaitsta, vaid et igal riigil peaks olema ka oma niisugune majanduspoliitika, regionaalpoliitika ja riik
ja riigivalitsus ei tohi kunagi öelda, nii nagu praegu ma vaatan, ma kuulasin mõni aeg tagasi peaministrit ja ministrit, kes ütlevad, et me ei saa midagi teha, mitte midagi me ei saa, meie ei sekku kuskile, et vaat see ei ole nii, igal juhul saab, et mul on küll väga valus kuulata, kui... Sa tead, palju liiter piima maksab? No, lähme pärast vaatame. Ma küsin sellist asja, et kui ma sulle praegu annaksin 300 eurot, kas sa saaksid kuu aega hakkama? No, ega ikka ei saa. Et vaata, kuidas tahad, eks ole. Et siin on nüüd küll see küsimus, et jah, sa saad selle 300 euro eest, saad omale ära osta piima, saad leiva ära osta, saad saia ja juustu ja ma arvan, et ka niisuguse kanakese saad ära osta. Aga kui sa nüüd sinna juurde hakkad mõtlema, et sa pead ju ostma veel rohtusid, eks ole, sa pead lapsed veel riidesse panema, sa pead veel transpordi peale kulutama raha, kütuse peale, kohe kuidagi ei tule välja. Ja kas see vastab tõele, et kõik need pangakaardid ja krediitkaardid on sinu käes hoopis? Ühte kaarti ta ikka hoiab oma käes ka, aga muidugi eks tal on algusest peale olnud hästi mugav niivis, et küll ma siis vaatan, et tähtajaks kõik maksud on makstud, kõik arved üle kantud ja siis ta selle peale nagu oma muret ei pea või ise ei pea muretsema nende asjade üle. Ja nii on kuidagi juhtunud iseenesest, et iseenesest on juhtunud tõesti nii, et rahakott on minu käes, iseenesest. Aga me ikkagi täielikult üksteist usaldame, ta usaldab mind, et ma raiskan seda piisavalt ökonoomselt või piisavalt hästi ja piisavalt vajalikele asjadele. Kui me abiellusime, siis me ütlesime, et 3 asja, mille pärast mitte elus, me mitte kunagi ei riidle, me vandusime seda, üks on raha pärast, üks on, et meil kunagi, et ei oleks süüa ja üks asi oli veel, et joomise pärast. Et need olid niisugused asjad, mis me juba algusest peale leppisime kokku, et meil ei tohi ühtegi tüli olla selle pärast. Ja tõesti, külmkapis on alati süüa, kõik, kes meile tulevad, saavad piisavalt süüa ja et toidupuudust ei tohi kunagi olla. Ja nüüd ma saan ka aru, miks Arvo ei teadnud, palju piima liiter poes maksab, sest kaardid on ju sinu käes. Ja ma arvan, et võib-olla sellest küll tõesti on. Sa tegelikult elad päris luksuslikku elu, sellist elu, mida me näeme parimates Mehhiko seebiseriaalides, kuid ma tean, et kõik ei ole kergelt tulnud. See on nii keeruline, et esimestel aastatel, kui see niisugune algusvaas on kõige raskem. See on jube raske, sellepärast, et kõik need asjad, mis hiljem justkui nagu kui mahu kasvades, kõik need asjad tulevad nagu ise, siis alguses sa pead kõik ise tegema. Ma mäletan, kuidas me rentisime 3 bussi, neid pidi alguses remontima, nendega pidi igast vaeva nägema, me õppisime selle tehnika ära, me õppisime kõik muu ära, mis sinna juurde käib, raamatu pidamine ja kõik muu. Ehkki näiteks ütleme nii, et kasulik ongi see, et kui sa alustad väikselt ja siis hakkad mõtlema, et sa ei saa, muidugi see, ütleme nii, et kui me ettevõtlusest tervikuna räägime, siis on nii väike kui keskmist kui ka suurt ettevõtet ja ega alati ei õnnestu nii, et sa teed oma niisuguse väikese ettevõtte ja sealt ehitad üles hästi suure kontserni, aga selle silmas pidama võib alati ja näiteks ütleme nii, et maailmas praegu ringi käies ma näen, et on niisugust 2 tüüpi ettevõtlust, et on pereettevõtted ja siis on niisugused suured aktsiaseltsid. Euroopas on rohkem levinud niisugused pereettevõtted ja pereettevõtlus, siis mina arvan, et see pereettevõtlus on üks õige värk. Muidugi juhul, kui su pere tahab siin kaasa lüüa, et meil on praegu ju kõik lapsed haaratud pereettevõtlusesse ja
üldse kokku saite? Oh jah, Tartu 7. keskkoolis mina käisin muidugi seal juba algusest peale, aga 9. klassis tavaliselt käis selline pereeitmine ja Arvo tuli laevakoolist meie 9. klassi, siis ajalooklassi. Ja siis ma mäletan esimene päev, kui ta siis kooli tuli, siis ta tuli klassi eest mööda, siis ta viskas oma pikki juukseid ja mustad prillid ees, siis oli hirmus tähtis seal ja mõtles, et eks ta on siis niisuke kihvt, kena poiss, pikk ka veel ja et et kindlasti tüdrukutel imponeerib ja mina veel ütlen siis oma pinginaabril, ei tea, mida tema küll endast arvab, et ma teda kindlasti vaatama ei hakka, mitte kunagi. Ja siis ta püüdis siis kõikidele imponeerida ja aga ta oli nii järjekindel. Ta oli kõik hirmus järjekindel. Ta elas, temal oli üürikorter siis seal Ülelinna Männi tänaval ja meie elasime siis Turu tänaval ja siis Arvo tuli iga hommiku mu juures Turu tänavalt, siis Turu tänavalt me elasime seal, kus kohas on praegu McDonald kohe üle tee ja siis ta tuli alati siis sealt minu juurest läbi ja siis me läksime siis käest kinni, pidime iga kord kooli minema koos hommikul. Ja siis, ja peale seda minul olid veel erialatunnid ja temal olid oma erialatunnid erinevatel aegadel lõppesid, aga ta ootas ka mida alati ära ja me pidime koos siis ka koolist koju minema, nii et nii see siis alguse sai, et algul ütled küll ei, mitte iialgi ja lõpuks on siis ikka nii nagu on ja järgmine aasta siis juba 40 aastat. Aga kuidas tol ajal üldse abielu ettepanekut tehti? See oli veel nii, et me läksime Perbüroost kõndisime mööda, me läksime Jaama restorani, mida praegu siis restaureeritakse hirmus kaua aega, aga Jaama restoranis oli alati väga hea karbonaad ja hapukapsas. Ja me läksime siis jälle sööma ja läksime Õnnepaleest mööda ja Arvo ütleb, nii, nüüd lähme viime avaldused sisse. Ja mina ütlesin, mul pole, läksimegi, ega me ei teadnud ju, missugune see olukord on. Läksime sinna, öeldi, oi lapsekesed, et teil pole passigi kaasas. Nii siis Arvo lippas koju Turu tänavale ja tõi mu passi ära veel ja siis mina olin veel 17, aga Arvo oli 18 täis. Meil on nii ilust, et me oleme aastas ikka 5 kuud ühe vanused ka. Ja siis viisime avaldused sisse ja siis panime aja kinni, see oli aprillikuuses. Ja siis vana-aasta õhtul olid siis meil pulmad. Aga vahvam oli veel see, et kooli helistati ja klassijuhataja tuli järgmine hommik juba meie juurde ja küsis, lapsed, mis teiega juhtus, et miks te pidite avaldused sisse viima, et juba abielluma kavatsete hakata ja ma ütlesin, me ei tea, et me lihtsalt viisime, et sobib ja me oleme teineteist leidnud ja tahtsime, et määrata pulma tähtajaga siis kindlaks ja kuigi me ei olnud üldse veel nii kaugele jõudnudki, nii nagu tänapäeval juba väga varakult noored alustavad. Nii et tegelikult niisugune romantiline ja kena aeg oli ja iga asi käis siis oma rada pidi. Arvo, sa oled üks jube suur planeerija, et isegi lillepeenart sa planeerid ette. Jaa, muidugi vaata lillepeenraga on see, et kui oma naine peab seda lillepeenrat tegema, siis tegelikult muidugi talle peab kõik ette planeerima, et tegelikult ega naiste kätte ei saa ju usaldada tegelikult midagi ilma hea plaanita. Ja kui nüüd natuke tõsiselt rääkida, siis ma pean tõesti mõtlema, et kas ma siis olen nii suur planeerija, et tõepoolest, et kui mõelda, siis ilma ühegi niisuguse hea plaanita ühtegi head asja ju ei sünni. Et sa peadki niiviisi üles ehitama, et sa kuskilt välgatab mingi idee kas enda või teiste käest, siis sa vaatad, mida teised teevad, kuidas nemad on planeerinud ja siis hakkad ise mõtlema, eks ole, et kuidas ta siis välja ja millistes seos ta siis oma ettevõtte või oma eluga on, et reeglina eks need head asjad kukuvadki nii välja, et sa pead arvestama niisugust üldist maailmaruumi, aga oma niisugune plaan peab sealt läbi jooksma. Ega meie lapsedki on nii muretsetud. Temal on ikka ka kogu aeg plaan olnud, meil pidi algul 12 last olema, et terve see korralik jalgpallimeeskond pidi olema.
aga saatus on tahtnud lihtsalt, et meil neid nii palju on ja tegelikult meil 5 last ja 4 lapselast, need teevad meid üüratult õnnelikuks, aga meil oleks võinud küll rohkem olla. Aga ega Arvo ei ole üksinda ainult planeerija, ta on ka äärmine pedant, et temal peab iga asi omal kohal olema ja kõik peavad nööripidi jooksma ja kõigil peab olema kindel siht kogu aeg silme ees ja ühtegi niisama istumist või lihtsalt ajaviitmist kellelgi olla ei tohi ja no öeldakse, et Arvo on pedant, et töö juures ma seda nagu ei ole eriti täheldanud, sest ta küll ilmselgelt ta tahab, et kõik tema alluvad teeksid töö korralikult ja ta kontrollib seda väga rangelt, et helistab ise või siis laseb kellelgi helistada, et kas see on juba tehtud ja kas see on juba valmis ja kui ta peab kuskile esinema minema, siis alati laseb ta kõnet koostada ja loomulikult kontrollib need üle, teeb need omale mugavamaks. Aga töö juures jah, ma ütlen pedantsuse koha pealt, ma ei oska midagi öelda, et tal on nii palju inimesi, kes teevad tema eest hästi palju asju ära, et ta pigem lihtsalt kontrollib, et kas kõik on nii, nagu peab. Ta on range, ta nõuab meilt palju, me peame alati olema korrektsed ja ilusti käituma aga samas on ta ka väga muhe, just muhe. Ta teeb nalju alati, kui vaja ja siuke lõbus. Temaga on väga lahe. Kas ta annab kergekäeliselt sulle raha, taskuraha ma mõtlen? Meie peres on üldse, me peame alati oma raha välja teenima, taskuraha kooli ajal siis natukene ikka saime. Tegelikult see pedant olla on ikka päris raske, ma olen vahel mõelnud, et ma lähen iseendaga ka vastuollu, et kui sa tahad ju, et kõik oleks nii-öelda viimase peal, aga see inimene vahel ju tõrgub ja mina olen ka ju inimene ja kui ma siis see kuskil sisemises on nii, et sa pead nii tegema või teistmoodi tegema ja ma ju ei taha alati, ma tahaks ka lasta üle nurga, aga ei tea, elu on ikkagi niisugune ju inimeste niisugune sümbioos, et ega elus on ju palju inimesi ja elus on väga palju ettevõtlikke ja nutikaid ja väga vahvaid inimesi, aga eks nad siis üht-teist täiendavad, et tõenäoliselt on siis nii, et kui üks inimene on pedant, siis teine ei pea olema nii väga pedant ja eks nad üksteist täiendades saavad elu edasi viia. Kui meil on alati olnud kombeks, et laupäev hommik ja pühapäeva hommik, et lapsed soovivad pannkooke, siis Kersti tegi. Aga sellest ajast, kui Kersti oli linnapea, siis oli nii, et lapsed kõik ootavad, vaata, Tšohvi tule nüüd omal taldrikuga niiviisi, et ma näitan, kuidas meie lapsed on tulnud siis tühja pliidi juurde, kedagi ei ole ja mina tulin siia pliidi juurde, näed, et mida sa siia teed. Ja kuna siis Kersti oli oma linna ürituste tegemise juures, siis mina otsustasin, et ma teen need pannkooke siis ise. Üht-teist ikka oskad teha. Ja pole ju raske. Kartulit ostad keeta ja siis pannkoogile lisaks mõtled veel, et võib-olla praed seeni ja siis praed, mida veel võiks siis praed? Sinki praed ja siis leiba praed ja muna praed ja et kõik need oskused ikka tulevad kasuks. Aga kunagi oli meil nii, et vaata praegu nüüd see suur laud 3,5 meetrit pikk, kuhu me siis kõik lapsed ära mahtusid ja need hommikud olid tõesti ilusad. Tänased hommikud on koos lastelastega ja Kaugel pealinnas tööd rügades polegi nii paha, sest iga reede õhtu on kui kingitus tehtud töö eest nädala jooksul. Ma siin saunas veedan ikka üsna palju oma aega ja siit on ju aken kohe ilusti tiigi peale, et tegelikult siit on hea vaade ja nüüd ma ütlen küll, et nendele meestele, et vaata, kui ma kogu aeg olin kodus, siis oli nii, et tuuled õhtu kodu, ja mis siin ikka nii väga, eks ole, vaevalt, kui keegi midagi pakub nüüd, kui nädal aega oled ära,
koju jõudes ilusti on korralik frikadellisupp, on laua peal pirukad, kõik valmis tehtud, lihapirukad, moosipirukad. Nii et näed, tasub vahel niiviisi kodust eemal tööl käia, et iga reede õhtu on üllatus. Mulle tundub, sa oled selline üdini positiivne inimene, aga siin mingi asi ka ärritab vahest. Võtad malaka ja kohe annaks, tead. No kui ma noorem olin, siis muidugi paljud ütlesid, et ja kui ma ehitusfirma pealik olin, et siis öeldi nii, et ma olin nagu kadakas, kogu aeg ärritusin ja sest ma mäletan, et kui ma sain ehitusettevõtte juhiks, siis oli, no mis seal võis, MEK-i juhatajaks sain, oli kuskil 50 objekti oli käiku andmata. Ja siis ma nii ärritusin kogu aeg, sest ma tahtsin nad 1 aastaga valmista ja hiljem sain aru, et see ei ole võimalik, aga esimesel aastal andsime päris palju objekte käiku ja see oli ikka põnev aeg, koos meestega sain koos tööd teha. Aga nüüd, kui sa nii otse küsid, et mis ärritab, nüüd vanemaks saades on mind väga raske tasakaalust välja viia. Üldiselt on päris raske, et ma olen õppinud ennast tasakaalus hoidma ja ega paljud ei olegi üldse näinud, paljud võib-olla isegi küsivad, et kuule, Arvo, kas sa oled üldse võimeline ärrituma, et kogu aeg liiga rõõmus ja alles oli mul kohtumine siin Lasnamäel inimestega sooja küsimustes, siis üks inimene tuli ütles, et vaata, et sa rääkisid kõik õieti ja kõik oli väga hea, aga sa olid liiga rõõmus, et neid teemasid võiks rääkida natuke tõsisema olekuga, et muidugi ega elus on ka tõsiseid hetki, Arvo, sa elad oma unistuste elu. Sul on 5 last, särtsakas naine. Mida su hing veel ihkab? Et ma praegu unistan sellest, et ma näeksin oma lapselapsi kasvamas oma lastest niisugust toimekaid inimesi, et võt, seda tahad kõike näha, et seda elu, mis nendes pulbitseb, aga et ma tahaksin, et iga hetk, mis elus edasi läheb, et ma tunneksin igast hetkest rõõmu ja igasugusest olukorrast rõõmu, ja valmistaks teistele rõõmu, et vaat niisugune positiivne rõõmus hetk on hästi palju väärt, aga seda ei ole nii, et nagu kuidagi lood, vaid see peaks olema igas niisuguses, igas minutis, igas sekundis, igas tunnis.